Eesti taasiseseisvumine vallandas kiire arengu kõikides eluvaldkondades. Uus aeg nõudis uut lähenemist. Suured muutused ühiskonnas tingisid uut lähenemist ka hariduses. Tekkisid esimesed erakoolid. Mainor oli 80ndatel aastatel tunnustatud koolitusfirma, mis oma euroopaliku lähenemisega oli heaks vundamendiks tugeva kooli rajamisele. Mainoriga majanduskoolil oli pikk eellugu. Tähendab, 1971. aastal Mainoris alustati esimesena Nõukogude Liidus juhtide professionaliseerimist või praeguses mõistes koolitamist, et juhtimisalast haridust anda ja see oli Nõukogude Liidus ainulaadne. Ja siis tuli meile Mainorisse tööle 90. aastal Eesti juhtide kvalifikatsiooni tõstmise instituudist Toomas Saal, kes siis hakkas taastama seda koolitust, aga juba turumajanduslikel põhimõttel. Mainoris oli aastatel 90-92 mitmesuguseid projekte seotud haridusega ja tollal oli Mainori huvi luua Eestis tõsiselt võetav ettevõtlusalane ja juhtimisalane koolituskeskus. Mõte sai alguse sellest, et tahtsime õpilastele pakkuda midagi huvitavat ja teistlaadset ja nagu enda juurde neid kinnistada. Leidsin sellise nime nagu Mainor ja Ülo Pärnits. Ja helistasin siis Ülo Pärnitsale, et kuidas teie maja sellise asja suhtuks ja ütles, et pakkus välja siis, et rääkige Toomas Saali. Nii sai oma alguse 1992. aastal Rakveres asutatud Mainori majanduskool. See ruum, kus me praegu oleme, siis siin ruumis siis need mõtted sündisid, võib öelda. Mainori majanduskooli tolleaegse nimetuse järgi sünnihetkeks võiks lugeda 92. aasta sügist, kui sai sõlmitud esmane koolitusleping Rakveres koolitamaks tollaseid keskkooli õpilasi ettevõtluse ja juhtimise teemadel. Selle lepingu sõlmimise järgselt muutus esmaseks ülesandeks välja arendada õppeasutus, klassikaline tasemeõppeasutus. Ja see sai lõplikult teoks vastavate litsentside väljaandmisega Haridusministeeriumi poolt 1993. aasta alguseks. 4. novembril 1993. aastal registreeriti Mainori majanduskool Eesti esimese erakoolina ning avati uus õppekeskus Viljandis. Rektori ametis oli Tea Varrak. Meie esimeseks visiooniks oli sellest keskeriõppeasutusest välja arendada kõrgkool. Tol hetkel kohe kõrgkooli luua ei sööndanud teha, tundus liialt ambitsioonikas, kuid omandades vajalikud kogemused, tundus see perspektiiv olevat saavutatav. Missioon oli pikka aega ja tegelikult teatud mõttes kuni tänaseni võimaldada kõrghariduse omandamist oma kodukoha lähedal. Ideestik kujunes. Mitte algust ta oli mõeldud üsna lihtsa kooni. Ruumid on olemas ja õppejõud on ka ja vajadus just nagu tundub olevat ka ja hakkame kergelt pihta. Aga siis sai üsna varsti selgeks, et vajadus on tunduvalt suurem kui see, mida esimesel pilgul osati näha, sest ühiskonna alused ju funktsioneerimise põhimõtted olid ju muutunud ja eraettevõtlusele oli avatud igast teed ja ettevõtteid sündis iga päev tuhandete viisi. Ja igale poole oli vaja ju inimest, kes saaks aru, mis ta teeb ja oskab eesmärke seada, vahendid valida, tegutsemise põhimõtted seada. Mainori majanduskool sai Haridusministeeriumilt tegevuslitsentsid. Rektori ametisse astus Maie Oblikas. Lõpetas esimene lend 34 vilistlast.
Ülo Pärnits kutsus mind Mainori kooli juhtima 1995. aasta jaanuaris. Ma küll kõhklesin, aga Ülo Vooglaid oli see, kes mind toetas ja ma ütlesin jah. Hakkas üsna tormiline areng. Ma mõtlen siin ikka kvalitatiivset üleminekut ja järjepidevat jada. Pidevalt tuli juurde igasuguseid ideid ja ka filiaale ja laienes nii territoriaalselt ja siis sündis ju, ma ei mäleta täpselt ka, kas päris alguses juba idee, et jutt ei ole Tallinnast, jutt on Eestist. Järelikult peaks olema võimalus õppida igal pool Tartus ja muidu loomulikult ja siis ka kõikides teistes suuremates linnades ja see idee iseenesest tundus, see oli ikka väga hea idee. Minu kõrva ei ole kostnud tol ajal selliseid märkusi, et Mainori kooli lõpetaja, see ei oska mitte midagi, see ei tea midagi, see ei saa aru ühestki asjast. Sihukest asja ei olnud. Tase oli vägagi hea. Kas kellelgi on midagi täpsustamiseks küsida? Palun. Jah. Tähendab, te sissejuhatades väidate, et need uuringud on tehtud koostöös ühe reklaamifirmaga. Tähendab üks uuring. Eesmärgiks oli ikkagi see, et anda inimestele uut moodi teadmist. Me olime siiamaani olnud ju plaanimajanduses ja nüüd siis turumajandusele üleminekut pakkuda neile, kellel isegi oli juba kõrgharidus olemas. Sellest, et suvi on alanud, annavad märku mitmed tõsiasjad. Eelkõige läheneb jaanipäev, kuid üks kindel märk on rõõmsad noored inimesed, kes lõpetavad kooli. Eile said lõputunnistuse Mainori majanduskooli esimese lennu 32 noort, kes koolitati ärijuhiks või tippjuhi abiks. Paljud neist omandasid majandustarkusi samal ajal keskkoolis käies. Kvaliteetne õpe on iga õppeasutuse põhiline niisugune reklaam. See, mida õpilased omavahel räägivad ja mida lõpetajad tegelikult teavad, nende tegelik tase, nende toimetulekuvõime ja mõtlemisvõime ja nende selgus, täpsus, haritus, niisugune, see hakkas ja algul oli sellele pöörata ikkagi minu arvates väga tõsist tähelepanu. Kõne all ei olnud mitte üks, teine ja kolmas ja neljas õppeaine, vaid kõne all oli tervik ja iga õppejõu osa selles tervikus. See oli see üks idee, mida me seal püüdsime tookord silmas pidada. Vähemasti ühe esimese arenguetapiga on asi ühel pool ja edukalt ühel pool. Kooliõpilased on saanud selle, mis on nendele lubatud, hea hariduse, riiklikult tunnustatud diplomi ja alguse jaoks ei olegi see mitte paha. Mina olin tegelikult Toomas Saali kui kooli asutaja ideed ellu viia. Ja Toomas Saalil oli tõepoolest väga suur niisugune nägemus Mainori koolist, peaaegu et nagu paralleelsüsteem haridusministeeriumile, et koolitada siis uutmoodi inimesi alates lapseeast kuni doktoriõppeni välja. Gümnaasiumi projektid on Mainori majanduskoolis endiselt töös. Mitmed muudki projektid, mis on suunatud allapoole, see on nooremate õpilaste õpetamisele. Ja me oleme endiselt valmis otsima partnereid sellealaseks koostööks. Avasime ärijuhtide täiendõppekursused. Õppekeskuste võrgustikus oli Tallinn, Rakvere, Viljandi, Jõgeva, Jõhvi, Tartu, Valga. Lõpetas 3. lend. Mainori kooli üheks missiooniks, visiooniks ja eesmärgiks kõik kokku oli see, et tõepoolest haridus igaühele koju kätte, et inimesed saaks tulla traktori pealt ja lehma alt koolipinki väga kergelt ja väga lühikese ajaga. Ja niimoodi siis Mainori koolile tuli neid õppekeskusi filiaale juurde iga aasta lapse, mõni aasta 2. Üks tore lugu on Paidega, kus Tarmo Seire, kellega koostöös oli meil 6 filiaali, tema naine oli asumas Viljandisse õppima, sest Paides siis veel ei olnud.
ja naine siis lõi käed puus ja ütles, et oled mees või ei ole, tee mulle siia oma kodu lähedale kool. Ja Tarmo Seere tegi. Mina sattusin Mainori majanduskooli lepingulise õppejõuna tööle aastal 1997 kutsuti. Ja sealt peale siis minule on meeldinud ja ilmselt mina olen siis meeldinud nendele inimestele, kes siin töötavad niimoodi, et tööd on kogu aeg juurde tulnud ja päris huvitav ja tore on olnud. Rõõm teid kõiki siin näha. Me oleme siin olnud nüüd juba 3. aastat järjest oma lõpuaktuse järgsel õppejõudude ja kooliteenistujate ja muude heade abiliste ühisel õhtul. Mainori majanduskoolile väljastati rakendusliku kõrghariduse koolitusluba. Õppida sai 4 erialal: ärijuhtimine, turundus, finantsjuhtimine, psühholoogia. Õppeaastal 97-98 sai kool rakenduskõrgkooliks. See oli arenguprotsess, mitte et üks õppeasutus oleks nimetatud lihtsalt ringi tehnikumist kõrgkooliks, vaid loomuliku arenguprotsessina jõuti selleni välja. No ilmselt kõige olulisem ongi see, et meil tekkis rakenduskõrgkool. See oli väga õige samm ja selle tulemusena Mainori kõrgkooli üliõpilaste arv kasvas 3500-ni 300-lt. Haridusministeerium väljastas Mainori majanduskoolile tingimisi rahvusvahelise akrediteeringu. Õppida sai 2 haridustasemel: keskeriharidus ja rakenduslik kõrgharidus. Esimene tunnustus ärijuhtimise õppekaval tingimisi akrediteerimine, mis oli tavapärane selles olukorras, et esmalt on tingimine ja alles siis edasi järgmine, kui nad antakse täies ulatuses, oli tegelikult nii kooli personalile kui juhtkonnale suur tunnustus, sest oli saavutatud ka rahvusvaheliselt kvalitatiivselt uus tase. Maie Oblikase rektoriks oleku ajal oli iga sügise augusti lõpus siin samas meie nii-öelda õppetalus sellised lugemised, kus peeti suuna kujundavaid loenguid, pandi paika eeloleva õppeaasta põhirõhud ja tehti ühtlasi kokkuvõtte eelmisest õppeaastast ja see oli niisugune suuremat sorti mõttepidu peaaegu. Aga miks ma seda praegu meenutan eriti? Mulle tundub, et need nõupidamised, augustikuu nõupidamised etendasid üsna olulist osa kooli kujunemisprotsessis ja tema kvaliteedi hoidmise protsessis. Nende nõupidamiste ees on seisnud tavaliselt 3 eesmärki. On olnud väiksemaid ka, aga 3 on põhilised. Üks neist püstitatakse eesmärgid järgnevaks õppeaastaks. Teine oluline eesmärk augusti nõupidamistel on, et inimesed saavad omavahel suhelda. 3. oluline aspekt nende nõupidamiste juures on ka temaatika. Me alati oleme pühendanud need nõupidamised mingisugusele ühele temaatikale. Kindlasti see kokku tähendab koolitöös ka kvaliteeti. Mainori majanduskool sai kutsekõrghariduse litsentsi. Lõpetas esimene kõrghariduse lend. Õppetöö toimus 10 linnas üle Eesti. Üliõpilaste arv ületas 1000 piiri. Aastal 1999-2000 omandas kool litsentsid kõrghariduse omandamise osas infotehnoloogia alal. Teine oluline suund, mida on nii Mainoris endas kui ka koolis väärtustatud, see on inimene. Inimesest sõltub kõik ja see, mida inimesed teavad, oskavad, millised on nende kogemused, sellest sõltub ju tegelikult kogu ühiskonna tulevik ja tänapäev. Seega loogilise jätkuna järgmise õppekava osas olidki psühholoogia ja juhtimine. Et selline 3 ainsus, äri, inimene ja info oli meie jaoks vägagi tähtis. Mainori majanduskool sai esimesena Eestis rahvusvahelise täisakrediteeringu ärijuhtimises kutsekõrghariduse tasandil. Algatati uus traditsioon, aasta õppejõu valimine. Esimese preemia pälvis õppejõud Tiiu Ohvril. MMK kõrvale loodi Mainori majandusinstituut. Ma olen Mainorisse tööle asunud 3 korda elus. Mainori majandusinstituut oli mu 3. töökoht. Ja põhjus oli väga lihtne. 2000. aastal
Mainori majanduskooli juhid otsustasid Mainori majanduskooli kõrvale luua Mainori majandusinstituudi, ülikooli tüüpi organisatsiooni ja ilmselt vanadest headest suhetest Ülo Pärnits ja Toomas Saal tegid selle ettepaneku mulle hakata Mainori majandusinstituudi juhiks, rektoriks. Mainor oli väga hästi nähtaval ühiskonnas. Kumu tema headusest liikus läbi noorte inimeste suu ja nende lastevanemate kaudu. Ja üks muidugi joon, mis oli Mainori poolest erakordne ja on siiamaani, on see, et ta oli ju sättinud ennast üle Eesti laiali. Vaatame muidugi nendel tähtsatel hetkedel, nagu need juubelid on, nii seda, mis on meil õnnestunud ja mille poolest me oleme head ja isegi tõttelda päris head. Ma arvan, et tol ajal aastal 2000, 2001 kuni 2002 Mainori majandusinstituudil tekkisid mitmed ülikoolile omased jooned. Meie õppejõudude näol, meie õppekavade näol ja ka infrastruktuuri või taristu näol. Mina tulin Mainorisse aastal 1997 õppejõuks. Aastast 2000 sain ise ettepaneku alustada Tartu keskuse direktorina. Igal juhul oli Tartu keskuses suhteliselt vähe üliõpilasi ja olukord oli selline, et kas Tartu keskust üldse jääb või ei jää. Meie väike meeskond, mille siis oli mul võimalus aastal 2000 kokku panna. Me tegime endale eesmärgiks, me lööme Audentest. Ja siis me tegime eesmärgiks, et me võtame vastu esimesel aastal 100 üliõpilast. Siis me tegime oma suure tööga ära selle, et me võtsime vastu 99. Ja siis oli põhjus, et äkki hakkaks rääkima ka oma majast. Eriti kuna jutt käis ka sellest, et meil võetakse ruumid ära. Iksugustest erinevatest ruumidest, mida meil siis võimalik valida oli. Näiteks lihakombinaadi korrus vanas lihakombinaadi peamajas ja veel päris mitmeid erinevaid selliseid variante jäi meile silma seesama Pepleri maja. See, mida me tegelikult Tartu majas saavutasime, see, et me tegime ära aastateo, me tegime ära esimese nii suure vastuvõttu, me tegime ära esimese õppehoone põhimõtteliselt terves selles koolis. See on selle meeskonna töö. Tegelikult sellest maja ehitamisest mul on kõige paremini meeles see, kuidas me seda maja üldse valisime. Me käisime päris mitmeid ehitisi läbi ja siis selles majas, mille juurde me lõpuks jäime, kui me jõudsime Pööningule, kus koha peal olid siis vanad talad ja tuvid lendasid ringi, siis Toomas Saal ütles, et siia tuleb meil aula. Ja pärast seda siis oli kõigile selge, et see maja sobibki. Härra kantsler, aselinnapea, õppejõud, külalised. Meil on täna selline pidulik sündmus siin Tartu linnas, et oleme avamas Mainori koolide uut õppehoonet. Tegelikkuses siis esimest oma õppehoonet. Asjad on juba kord niiviisi kujunenud, et Mainori majanduskool, mis loodi 1992. aastal, on välja arenenud sellisesse järku, mis vajab juba oma koolituskeskust, samuti ka Mainori ülikool kui akadeemiline kõrgem õppeasutus. On kuidagi sümboolne, et Tartus üliõpilaslinnas on juurde tekkinud 2 arvestatavat kõrgkooli, ülikooli tüüpi õppeasutus ja kutsekõrgkooli Mainori majanduskooli näol. See oli aasta 1997, kui me esimest korda tulime siia Tartusse ja püüdsime luua oma koolituskeskust. Tänaseks on see õnnestunud ja võib arvata, et me jääme siia päris pikaks ajaks. Tahaks sisse õnnistada selle maja personali ja kutsuda kõik siia ette Kristile kõrvale need, kellel seisavad rinnas need hõbedased sildid. Kristina, Tauno, Taavi, kes siin veel on? Signe, Riin, Priit kindlasti. Piret. Nii, Piret, jah. Minu nimi on Jaan, Eesti Vabariigi kodanik, Tartu linna elanik. Ühe tüki Tartu vaimu, selle maja vaimu ja siin on autogrammi sees punase oli 27. aprill 2001, selle sajandi esimene. Ja panin siia natukese raha ka sisse.
siin on 100 pätsi leivaraha. Mäletate väga hästi, eks ju. Ja Kristel kogub siia raha sisse ja see on selline laegas, kus on selline maja aura. Ja nii kaua, kui see laegas püsib, nii kaua püsib ka see maja. Olge tublid. Võtsime kasutusele uue nime Mainori kõrgkool. Toimus õppetoolide ümberkorraldamine 4 õppesuunaks. Ärijuhtimine, infotehnoloogia, rakenduspsühholoogia, tehnika. 2002. aastal olid meil hästi suurte muutuste aasta. Mainori Majandusinstituut oli just ühinenud Audentese ülikooliga ja tegelikult siis oli meil tarvis rakenduskõrghariduse osale leida selline oma nägu. Ja ma arvan, et see tuli hästi välja, sellepärast, et meil õnnestus tollel aastal vastu võtta üle 700 uue üliõpilase, mis ületas kõiki ootusi, keegi nii palju ei lootnud, ei oodanud. Ja kindlasti oli see kõikide nende inimeste väga suure töö ja pühendumise tulemus, kes siis seal tegid, ega me olime vähekesi suhteliselt. Koolitus, mida me siin anname, peaks olema vajalik Eestile, Eesti arengule. Et need inimesed leiakski koha siin Eestis, neil oleks töökohad ja et nad oleks hinnatud nii nagu nende õpetaja. Suur aitäh! Kusime mõtta ainult metallid, vaid ka mitte metallid. Ja siit edasi läheme, siin on termotöötus, sulle härra minister on tuttavad kõik need riistad. Ametisse astus uus rektor Mati Lukas. IT-õppekava sai täisakrediteeringu, rakenduspsühholoogia tingimisi akrediteeringu. Nimelt asusin ma Mainori kõrgkooli rektori kohale Kuulbarsi tänav 1 koos oma mööbliga. Nimelt võtsin ma kaasa oma büroo mööbli, kuna parajasti koolil vaba mööblit ei olnud. Ja minu ette pandi 3 konkreetset ülesannet. Kõigepealt Mainori kõrgkoolist peab saama Eesti suurim kõrgkool, peab saama Eesti parim kõrgkool ja peab saama rahvusvahelistunud kõrgkool. Avasime magistriõppe, ehitasime kaasaegsed õppehooned Pärnus, Paides ja Tallinnas, Ülemiste City linnakus. Mainori kõrgkool avas uue peahoone Ülemiste City's. Mainori kõrgkool oli suhteliselt pikka aega taotlenud magistriõppe koolitusluba. Selleks oli vaja täita teatud tingimused ja minu asumisega rektori kohale need juhile esitatavad tingimused said täidetud ja suhteliselt kiiresti õnnestus meil täita ka teised akadeemilised nõuded, nii et me magistriõppe koolitusloa saime juba minu esimesel rektori aastal. Are you ready? You sure live that. Give it to them now. Well, every night's a Friday night. What night? A lady fish will be right. I guess this is party time. The two of us will sing again. 2 of us together again. The heart is young and we don't win. Young and handsome, they say. Come sing. To kick the sadness out the door. Kick the sadness out the door. And roll the carpet from the floor. Carpet from the floor, yeah. So let us bear it, hit the roof. I hit the roof, I hit the roof. 2 of us that know the moves. But not even time can take away the starlight from us. No, it won't fade. Still we believe that we were made to love and sing. So come on everybody, let's sing along and feel the power of the song. Come on everybody, let's sing along. Akadeemiliste vastuvõttude idee sündis 2006. aastal. Mainori kõrgkooli lõpetajate arv oli kasvanud üle 400 ja ühte saali nende kokkutoomine ei olnud mõeldav. Seetõttu otsustasime korraldada ühe suure ülekoolilise ürituse, milleks sai akadeemiline vastuvõtt ja esimene nendest toimus 2006. aastal Estonia kontserdisaalis. Väga suur tänu
Mainori kõrgkooliga, kes ka ei tegele ainult oma probleemidega, vaid tegeleb kogu Eesti haridusprobleemidega. 2005. aastal Mainori kõrgkooli rahvusvahelised suhted olid praktiliselt olematud. See tähendab, meil tuli alustada nullist ja tuli leida viis, kuidas kõige kiiremini oleks võimalik saada kõige suurem hulk kontakte ja koostööpartnerid. Ja ühe kooli kaupa kindlasti selliste kontaktide loomine ei oleks olnud piisavalt kiire ja piisavalt efektiivne. Ja seetõttu sai otsustatud, et me loome koostöösidemed Euroopa suurimate võrgustikega. Kõigepealt me võtsime kontakti Eurasiaga ja osalesime Eurasia üritustel ning sellest kontaktist järgnes Space Networki kontakt Space Networki peasekretäriga ja sealt edasi siis me liikusime Space võrgustikku ja avastasime paari aasta pärast, et tegelikult tänu nendele kahele võrgustikule on meil kontaktid loodud enam kui 200 rakenduskõrgkooliga ja ülikooliga Euroopas. Mainori kõrgkool pälvis Committed to Excellence kvaliteedi juhtimise tunnustuse. Kvaliteet aga käib otseselt ühte jalga innovatsiooniga. Nii et selleks, et saada parimaks ja kvaliteetsemaks, me pidime leidma ka võimalused, kuidas muuta kool kõige innovaatilisemaks kooliks Eestis. Mainori kõrgkooli üheks suuremaks väärtuseks on tema võrgustik. Selleks, et tagada võrgustikus hea kvaliteediga õpet, on vaja ka moodsaid õppevahendeid. Ja seetõttu me käivitasime juba 2006. aastal nii-öelda digitaalkõrgkooli projekti. Minu enda arvates kõige olulisemaks tööks, mis mul on siin koolis olnud, on olnud selle õppekorralduse väljatöötamise juhtimine, mis on üldse meil aidanud regionaalset õpet arendada ja õpet niimoodi korraldada, et inimesed saaksid õppida töö kõrvalt, saaksid õppida pere kõrvalt, saaksid õppida võimalikult paljusid erialasid. Ja tegelikult on see selles mõttes hästi õnnestunud süsteem, et sellest samast 2000. aastat algusest peale me oleme suutnud seda järjepidevalt arendada, oleme oma kooli kvaliteedisüsteemi sellega vastavusse viinud ja oleme siis üliõpilastele loonud head tingimused koolis käimiseks. Kõik Mainori kõrgkooli magistriõppekavad said rahvusvahelise akrediteeringu. Alustasime esimeste videoloengutega. Head Mainori kõrgkooli lõpetajad. Kõrgkooli lõpetamine on iga inimese elus suur kordaminek, aga see on inimese saavutuste teel enamasti esimene kordaminek. Joosep Toots nendib Tootsi pulmas, et pulmadega abielu algab, mitte ei lõppe. Ka kooli lõpetamisega iseseisev elu mitte ei lõppe, vaid algab.
saabub see jõu õhtu eel, võimas kui kõu hääl on teel. Kui Mainoris õppimisest rääkida, siis tegelikult on hästi meelde jäänud just see praktiline käsitlus õppetööst, mida tegelikult mina, kes ma nüüd omal alal töötan täitsa, võib öelda, et tunned igapäevatöös ära, et seda ma kuulsin koolis ja nii edasi. Õppejõudude koha pealt oli tegelikult see hea, et nad olid omal alal tegevad, mistõttu nad said tuua omadest kogemustest välja erinevaid ärisituatsioone, erinevaid kaasusi ja nii edasi. Ja selline suhtumine oli väga täiskasvanulik ja pigem oli see, võib öelda, et isegi selline partnerlus, mis toimus loengutes. Et see oli väga meeldiv. Ja samas selline klassi nagu ühtekuuluvustunne tegelikult, et see kool oma sellise lähenemisega soodustas täiesti sellist klassilist seltsielu ja väga toredalt sai aega veedetud. Ja kui nüüd aega edasi on läinud, siis tegelikult nendest inimestest, kellega ma koos õppisin, on saanud väga väljapaistvaid spetsialistid kuni selleni, et koos teeme ka ühiseid äriettevõtmisi. Mainori kõrgkool võttis kasutusele uue logo. TNS Emori uuringu põhjal oli Mainori kõrgkool mainekaim ja suurim erakõrgkool Eestis. Kokku tegutses 12 õppekeskust üle Eesti. 5 aastat hiljem, kui ma oma lepingut lõpetasin ja pidin otsustama, kas kandideerida järgmiseks ametiajaks või mitte, siis jõudsin ma arusaamisele, et kõik tegelikult need ülesanded, mis mulle olid antud ja mida ma olin endale võtnud, olid täidetud. Mainori kõrgkoolist oli saanud Eesti suurim, oma valdkonna parim ja kõige innovaatilisem kõrgkool Eestis. Ja võib öelda, et ka aastatel 2006-2010 tegelikult moodustus Mainori kõrgkoolist klassikaline rakendushariduse valdkonnas tegutsev kõrgkool. 2010. aasta 1. detsembrist sai Mainori kõrgkool uue nime, Eesti ettevõtluskõrgkool Mainor. Uueks rektoriks valiti Krista Tuulik. See oli tegelikult 2008 aasta märtsi esimeste päevade üks esmaspäeva õhtu kell 8. Sõin parasjagu õhtusööki ja mulle helistas keegi Mati Lukas ja ütles, et ta tahaks minuga rääkida, et tal on minule mingi pakkumine. Ja siis tegi Mati mulle ettepaneku, et tal oleks vaja õppeprorektorit. Ma nägin, et ega ei olegi kuhugi minna kui hariduse teed ja eks sellele ühelt poolt aitas kaasa ka see, et oli omandatud doktorikraad, mis oli ka loogiline põhjus selleks, et võiks minna edasi haridusvaldkonna teele. Ja elus on ju ikka nii, et kui sa mingi eesmärgi võtad või millegi peale mõtled natukene, et sa võiksid selles valdkonnas poole liikuma, siis paraku kipubti ka nii minema, et seetõttu oli ka see üks telefonikõne võib-olla just õigel ajal õiges kohas, sest ma ju olin selle peale mõelnud, et nii võiks see asi minna. Vaieldamatult üks olulisi muutusi oli eelmise aasta 1. detsembrist meie kõrgkool vahetas nime. Kui me enne olime Mainori kõrgkool, siis alates 1. detsembrist oleme me Eesti ettevõtluskõrgkool Mainor. Ja 2011 aastat kirjeldav märksõna on kindlasti struktuurimuudatused. Struktuurimuudatused ei ole mitte kunagi kellelegi kerged, kuid ma siiski arvan, et need on vajalikud, et püsima jääda kas siis raskemates või keerulisemates olukordades. Milles ma elus juhindan? Mul on üks selline mõte, et elus on kõik võimalik. Tuleb ainult väga tahta. Tänaseks on Eesti ettevõtluskõrgkoolil Mainor 5 õppetooli. Ettevõtlus, juhtimine, infotehnoloogia, disain, majandusteooria ja finantsarvestus. Koolis õpib 2500 tudengit. Kõigepealt ma tahan tänada kõiki neid inimesi, kes seda kooli on kujundanud ja arendanud selle töö eest. Neid inimesi on hästi palju.
ja soovida nendele seoses kooli 20. aastapäevaga see, et ikka meie kool areneks edasi ja muutuks vastavalt ühiskonna nõuetele. Ettevõtluskõrgkool Mainor, arendades ja püüdes arendada Eesti inimestes ettevõtlikkust ja nõustades ettevõtlust, püüab olla ka ise selles valdkonnas eeskujuks. Me ei ole kunagi saanud Eesti riigilt mingisugust toetust oma projektide arendamiseks. Ja sellele vaatamata oleme me elus, terved ja rõõmsad. Ja me kavatseme olla elusad, terved ja rõõmsad ka edaspidi. Tänavu tähistab Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor oma 20. tegevusaastat. Palju õnne kooli asutajatele, rektoritele ja töötajatele läbi aegade. Õnne ka kõikidele praegustele ja endistele tudengitele.